Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime täna rahulikust meelest. Ja jälle me oleme rääkinud rahust juba enne ka ja see on midagi, milles me võime elada ja milles Jumal tahab, et me tegelikult elaksime. Aga see nõuab seda, et me paneme oma tähelepanu mitte olukordadele, mitte asjadele, mis võib-olla inimesed meile ütlevad või teevad, vaid me paneme oma tähelepanu Jumala sõnale ja me toetume täielikult Jumalale. Ja nüüd see toob meid sellesse kohta, kus me võime elada selles rahus, mis Jumal on meile tegelikult pakkumas ja tegelikult see ei ole lihtsalt ainult emotsioon, vaid see on midagi, mis Jumal on pannud meie sisse, meie vaimu. Ja see on üks täiuslik ja see üks püsiv rahu tegelikult. Aga me peame seda ka muidugi uskuma, teadma, et see on meis olemas kõigepealt. Ja nüüd me saame otsustada, et ma käin selles rahus. Meie saame seda valida tegelikult. Ja tegelikult me valime selle just ka sellega, kuhu me oma tähelepanu paneme. Sest kui me paneme oma tähelepanu olukordadele, see röövib meilt rahu. Aga kui me paneme tähelepanu Jumala sõnale ja tema tõotustele, nüüd see tegelikult toob meie tähelepanu nüüd selle rahu juurde, mis meile on antud. Ja me võime selles elada, selles käia ja see on üks tohutu väärtus. Elada rahu sees, see on tohutu väärtus. Sest see mõjutab isegi meie ihu, see mõjutab meie tervist. Kas me käime rahus või me elame rahutuses kogu aeg ja hirmus ja sellistes emotsioonides, see tegelikult röövib isegi meie tervist. Ja seda on isegi arstid ütelnud, et see on üks asi, mis röövib meie tervist tegelikult. Ma loen Mattuse evangeeliumi 24. peatükist ja 3. salmist. Ja kui ta õlimehel istus, astusid jüngrid tema juurde ise päinis ja ütlesid, siis Jeesuse käest küsivad. Ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tunnus. Me näeme, ka neid huvitavad lõpuajad ja igasugused asjad, mis hakkavad kunagi sündima, mis hakkavad toimuma. Tegelikult võib aru saada, et tegelikult selle asja taga on natukene ka hirmu. Nüüd aga Jeesus kostis ning ütles neile, katsuge, et keegi teid ei eksita. Sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast. Nüüd ma teen korra siia pausi. Nüüd see ei ole midagi üllatavat. Et me kuuleme ka sõdadest ja sõnumeid sõjast. Ja nüüd kõige selle kontekstis Jeesus ütleb ühe olulise fraasi, mida kristlased peaksid väga hoolega tähele panema. Katsuge, et te ei ehmuks. Amen. Või siis meie lainut tõlge ütleb ka, vaadake, et ei ole hirmunud ja ehmunud. Siis, kui me kuuleme neid sõnumeid sõdadest, siis meile ütleb Jeesus, et meie peame olema mitte hirmunud ja ehmunud sellest. Nüüd see, kus see hakkab peale, jälle kui inimeste tähelepanu on selle negatiivsel ja nad kogu aeg seda korrutavad ja seda kogu aeg vaatavad ja seda kogu aeg loevad ja seda kogu aeg uurivad, siis see on see, mis on nende tähelepanu ja nad ei saagi muudki teha olla kui ainult hirmu all ja ehmunud ja segaduses ja nad ei ole kindlad, mis hakkab sündima, mis hakkab toimuma ja mis iganes. Näiteks üks asi isegi, see on võib-olla natuke teine teema küll, kui mingi hind tõuseb, ütleme kütuse hind või midagi muud sükest tõuseb, siis ka isegi kristlased lähevad vahest selle mänguga kaasa, mis nüüd saab, mis siis saab? Jumal täidab kõik meie vajadused, see saab. Ja ongi see, kui me loeme ja lähme selle maailmaga kaasa, nendel ei ole mingit abi. Nendel on, nemad peavad kuskilt selle raha välja pigistama või mis iganes, aga Jumal on see, kes täidab kõik meie vajadused, see peaks olema kristlaste lähtekoht. Mitte see, et nagu koos maailmaga hirmu all olla ja ehmunud olla selle suhtes, mis juhtub. Või samamoodi, kui me kuuleme sõdadest ja sõnumeid sõjast ja kui see on vägagi lähedal, siis sellegi poolest Jumal on see, kes hoiab ja kaitseb meid sükeste asjade sees ja sükeste asjade käigus. Ja meil ei ole põhjust üldse olla hirmu all selle asja suhtes, kuidas ei ole põhjust. Jumal ütles, Jeesus ütles sellises kontekstis seda. Ja see on see, kui me peaksime ütlema, kas me otsustame kuuletuda tema sõnale või mitte. Ja see on sageli see, mis laseb võib-olla sellistes keerukates situatsioonides ka kuradil tulla ja isegi hävitada meie elus, kui me oleme hirmu all ja ei tee selle järgi, mis Jumala sõna ütleb. Ja ütleb
edasi veel siit, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. See ka üks asi, mis tasub meeles pidada, vahest inimesed räägivad, et need sõjad ja kohe nii-öelda maailma lõpp tulemas. Ei, ots ei ole veel käes. Sest rahvast tõuseb rahva vastu ja kuningriigi vastu ja nälga ja maavärisemisi on paiguti. Aga see kõik on sünnivalude hakatus. Siis antakse teid viletsusse, teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste all minu nime pärast ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja ülekohus läheb väga võimsaks ja aheneb paljude armastus. Aga kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kulutatama kogu maailmas tunnustäheks kõigile rahvale tuleb ja siis tuleb ots. Nüüd üks asi, mis selle juures tasub meeles pidada. Ükskõik, kui need asjad kõik on sündimas, Jumal on ütelnud, me ei tohiks lasta ennast ehmuda. Me ei tohiks lasta hirmul olla enda elus mingil kombel, sest Jumal on andnud meile rahu. Ka kõigi nende asjade keeriste keskel olles. Ja Johannese evangeeliumi 14.1 ütleb niimoodi Jeesus ka veel. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge minusse ja uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Või nagu laiendatud tõlge tõlgib selle siis natukene laiemalt, ütleb, ärge laske oma südamel olla mures, ahastuses ja ärevil. Amen. Meie valiku küsimus jällegi. Kui need asjad sünnivad meie ümber, siis mida me teeme otsuse? Me ei ole mures, me ei ole ahastuses ja me ei ole ärevil. Ja miks pärast? Sest Jeesus on ütelnud siin samas 27. salmis. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailma anna, teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Või ma loen ka laiendatud tõlkes selle sama need salmid siit. Ja ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan ja jätan teile ja pärandan nüüd teile. Mitte nii, nagu maailm annab, ei anna mina teile. Ärge laske oma südamel olla mures ega karta. Ärge lubage end erutuda ja häiritud olla, ärge lubage end olla kartlik ja hirmunud ja argplükslik ja rahutu. Nüüd see on jäme ots on meie käes. Eks tegelikult see on valik, et me otsustame, me ei lase hirmul olla oma elus. Ja millega just tähele pannes, mida Jumal ütleb ja mitte tähele pannes seda, mida olukorrad ütlevad, mida uudised ütlevad, mida iganes inimesed ütlevad. Ja see ongi tegelikult väga paljus see, kuidas me selle valiku teeme. Ja Jumal on ütelnud, ta on jätnud meile rahu. Jumal on ütelnud, tema hoolitseb meie eest. Jumal ütleb, et ta kaitseb meid. Tema on ütelnud, tema on meie ravija. Väga paljud erinevad asjad ja need on need, mis on meie tähelepanu all ja mitte see, mis see maailm räägib või mida inimesed arvavad. See on üks väga oluline valiku küsimus tegelikult ja see rahulik meelsus hakkab just sellest samast peale, mida me valime ja mille peale me tähelepanu on. Amen. Just see rahulik meelsus, see hõlmab meie mõttemaailma. See meel, millele ma mõtlen, millel ma lasen endal mõelda. Vot see ongi see meie valik jälle, mida väga paljud kristlased võib-olla ka mõtlevad, no mismoodi see on minu valik, lihtsalt nagu mõtted tulevad ja hirmud tulevad ja mis ma teha saan. Saame küll teha. Jumal on andnud meile kogu varustuse, et seista vastu kuradile. Amen. Ja me ei pea laskma igal mõttel keerelda meie kahe kõrva vahel. Meie peame tegema selle valiku, missugust mõtet ma lasen oma kõrvade vahel ja millist ma ei lase. Ja need mõtted, mis ei tooda minus rahu, ma peaksin need välja heitma. Nad ei kuulu mulle, sest et nad viivad mu meeled, nad viivad mu mõtted hoopis teise raja peale, hirmuraja peale. Ja see on nüüd see, kus nii-öelda kurat saab tulla, lammutada ja hävitada, eks ole. Kas ma tahan seda? Ei, ma ei taha seda. Siis vaheta välja oma mõtted. See on see, et me räägime just sellest meelest, meie mõtlemisest. Ma loen 2. Timoteuse kirjast ja 1. peatükist. Ja 7. salm ütleb niimoodi. Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu või siis kartuse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Nüüd laiendatud tõlge ütleb, et sest Jumal ei ole andnud meile pelglikkuse, arguse, argpüksi ja lömitamise ja närtsinud vaimu, vaid ta on meile andnud
väe ja armastuse ja rahuliku ja tasakaaluka meele, distsipliini ja enesekontrolli vaimu. Nüüd siin ongi see, et ta ütleb väga selgelt, missugust vaimu ta ei ole meile andnud. Arguse argpüksi või see, et me kardame, me oleme hirmu all, Jumal ei ole meile seda andnud. Nüüd ta on meile midagi andnud. Ta on meile andnud ühe vaimu, püha vaimu, kes on väevaim, armastuse vaim ja rahuliku ja tasakaaluka meele vaim. Ja nüüd ongi, et kui me pöörame tähelepanu Jumala peale, tema sõna peale, see nüüd toodab meis kõiki neid asju. Ja jälle see on see, et see on meie kontrolli all, see on meie valida, kuhu suunas me oma meeled laseme minna. Me peame, kristlased, me peame tulema välja sellest valest, sellest kuradi valest, et mina ei saa kontrollida oma mõtteid. See on kuradi vale. Sest et tema tahab, et meie mõttemaailm oleks pommitatud valede asjadega ja negatiivsete asjadega, et tõmmata meid välja rahust, et tõmmata meid eemale Jumala ligiolust, sest et nüüd me oleme avatud ja me oleme tema sihtmärk ja märklaud nii-öelda. Ja see on tema plaan, aga nüüd see on, Jumal on andnud meile väe, Jumal on andnud meile meelevalla, et hoida oma mõtted õiges kohas. Ja me peame seda kasutama, meil on meelevald Jeesuse nimes, hoida ka oma mõtted õiges kohas. Nüüd see tähendab ka seda, et tegelikult igasugused emotsioonid ja igasugused mõtted ei ole nii-öelda, me ei tohiks neid endale lubada. Sest me peame mõtlema jälle, kuhu see mõte mind viib, sest et see ikkagi, mille peale üks inimene mõtleb, sest lõpuks ta hakkab seda tegema. See on varem või hiljem, ta hakkab seda tegema, seda, mida ta on mõelnud. Nii et me peame kogu aeg mõtlema, et kas ma võin lubada endale sihukest mõtet, kas see viib mind rahu sisse või see viib mind hirmu sisse. See on väga oluline, et me hakkame tähele panema, mille peale me mõtleme. Nüüd 1. Johannese 4. peatükk ja salm 18 ütleb, kartust ei ole armastuses. Kartus, laiendatud tõlge ütleb ka, et kartus ei eksisteeri armastuses. Miks? Sest Jumal on armastus ja Jumalas ei ole mingit kartust, mingit hirmu, mitte mingisugust, isegi mitte pisikestki kübet ei ole. Ja lihtsalt hirmu ega kartust ei eksisteeri armastuses. Ja ta ütleb, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Ja mulle meeldib jälle laiendatud tõlge ütleb, ta ajab hirmu uksest välja. Hirmu on ukse taha löödud. Ja ta ütleb, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab ei ole saanud täielikuks armastuses. Nüüd ta ütles siin eelmises kirjakohas ka, et ta on andnud meile väe ja armastuse vaimu ja rahuliku tasakaaluka meele vaimu. Nüüd armastuse vaim. Armastuses ei ole kartust, ei ole hirmu, vaid see ei eksisteeri armastuses. Ja see hirm ja kartus on ukse taha tõstetud. Kui me käime ja elame selles jumalikus armastuses, mis meile on antud, mis on pandud meie vaimu. Nii et me peaks elama oma elu ilma ühegi hirmuta, ilma ühegi kartuseta. See on meile pakutud, see on meile kättesaadav ja me peame seda teadma ja me peame seisma vastu hirmule, kartusele, valedele mõtetele, sest et meile on antud armastuse vaim ja armastus ajab kõik hirmu ja kartuse välja. Nüüd ma loen ka Rooma kirja 8. peatükist. Ja salmist 5 ütleb, sest kes elavad liha järgi, nende meel, nende mõtlemine on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järele, just püha vaimu järgi, nende meel on siis suunatud see meel vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis, nüüd jälle paneme tähele, mõtteviis, seda, mida ma mõtlen, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis lihameeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Ja me näeme seda, et see, millele see inimene mõtleb, kas ma mõtlen lihalikele asjadele ja jälle me peame aru saama sellest, et liha ja vaim on omavahel kogu aeg nii-öelda ebakõlas ja kakluses. Nad ei nõustu üksteisega.
sest et meie vaimu on pandud, meie vaim on uuesti sündinud, seal on Jumala elu, seal on Jumala tarkus, seal on kõik see, kes Jumal on ja mis Jumalal on, see on pandud meie vaimu. Aga nüüd meie meeled ei ole nii-öelda uueks tehtud. Meie peame meeled ise uuendama Jumala sõnaga. Ja sellepärast me peame tähele panema, kuhu on meie meeled suunatud, kuhu on meie mõtted suunatud. Kas lihalikele asjadele, mis on nüüd nii-öelda sõdimas Jumala asjade vastu, jumalike mõtete vastu, või on minu mõtted suunatud nii-öelda Jumala sõna poole. Ja ma mõtlen asju, mida Jumal on rääkinud oma sõnad. Seda me peame kogu aeg tähele panema, sest et see, millele ma mõtlen, selles suunas ma lähen. Kui ma mõtlen lihalikele asjadele, siis ma lähen ma elan lihalikku elu. Ma tegutsen ja see minu elu vili nii-öelda, see, mida ma teen ja see, kuidas ma räägin ja see, kuidas ma käitun, see on lihalik. Miks? Sest et ma mõtlen lihalikke mõtteid. Aga kui ma mõtlen Jumala sõna peale, kui ma mõtlen jumalikele asjadele, nüüd ma tegelikult teen õigeid otsuseid, õigeid valikuid ja ma elan jumalikku elu, ma toodan nii-öelda oma eluga seda õiget vilja, seda, mis Jumal minult ootab ja ma olen Jumalale meelepärane. Amen. Nüüd, üks oluline asi, kui me räägime just ka sellest rahulikust meelest, see hakkab tegelikult peale just ka sellest, mis me peame oluliseks. Ja laulude raamatu 119. laul ja 165. salm ütleb niimoodi. Sinu käsuõpetuse armastajail on suur rahu ja te ei komista mitte. Nüüd ta ei ütle siin ainult, et need, kes loevad Jumala sõna, nendel on suur rahu. Nüüd see on üks osa küll sellest, mis meil on vaja, aga ta toob ühe lisaelemendi just siia juurde. Ta ütleb, et sinu käsuõpetuse armastajal. See, et me armastame, see tähendab seda, et see läheb meile korda. Me peame seda oluliseks, me peame seda prioriteetseks. Me peame seda oma elu standardiks. Ja kui me need asjad oleme paika pannud ja nüüd me uurime ka Jumala sõna selle juures, siis meil on just suur rahu. Ta ei ütle lihtsalt, et on rahu, ta ütleb, et meil on suur rahu. Ja ütleb, ja nad ei komista mitte. See tähendab seda, et Jumal on see, kes hoolitseb meie eest. Nüüd vaatame veel Jesaja raamatusse. Jesaja raamatu 26. peatükk ja 3. salm ütleb niimoodi. Kindlameelsele sa hoiad rahu, sest ta loodab sinu peale. Ja ingliskeelne King James tõlge lisab, kelle meel on pühendunud ja fokusseeritud sinule. Amen. Nüüd, kui me seda mõelda, siin see sama sõna rahu, inimesed on kuulnud seda heebreakeelset sõna shalom. Aga me näeme, et siin on ta lausa 2 korda. Ja see ei ole mitte juhuslikult. Sa hoiad rahu. Et see on nagu oleks üks topelt. See on sama üks jumalik rahulolu. See räägib ka samast tervisest, see sõna rahu. See räägib ka rahulolust ja kindlusest. Et see räägib väga paljudest erinevatest asjadest, mis Jumal on meile andnud tegelikult. Ja kui me loeme laindatud tõlget, siis see toob ka veel selle, nagu need erinevad nüansid nagu rohkem välja, ütleb niimoodi. Sa kaitsed teda ja hoiad teda täiuslikkus ja pidevas rahus. Nüüd see sama rahu, mis Jumal on meile kinkinud, on täiuslik ja pidev. Nüüd mille pärast, kelle meeled, nii siis nende meelte kalduvus kui ka iseloom püsivad sinu peal, sest ta pühendab ennast sinule, toetub sinule ja loodab sinu peale kindlalt. Nüüd me näeme, et kui meie meeled, nüüd me otsustame suunata oma meeled Jumala sõna peal, kui me hoiame Jumala peal, siis see tähendab, kui hoiame tema sõna peal, siis see toob meile täiusliku ja pideva rahu või nagu eestikeelne kasutab siis seda topelt rahu. See on üks asi, mille tasub mõtiskleda lausa midevalt. Jumala sõnast tuleb meie ellu rahu. Meie meeltesse rahu ja ka meie ellu tuleb rahu. Nii et see on üks asi, mille peale me võime pidevalt toetuda, pidevalt sellest kindlad olla. Ja Jumal on midagi meile andnud, midagi rahu, mis ei ole nagu öeldakse, ei sõltu olukordadest, ei sõltu situatsioonidest, ei sõltu ka isegi negatiivsetest uudistest, mis meie ümber võivad olla. Jumal on see, kes hoolitseb meie eest. Ja kui me tähelepanu õiges kohal, siis see rahu on ka meiega. Ja see on aeg tegelikult, kus kristlased
me tõsiselt haarame Jumala sõnast kinni, et seda uskuda, sest et Jumala sõnas on kõik meie lahendused, kõik meie abi, absoluutselt kõik, mida iganes me vajaksime oma eluks. Ainukene viga ja see probleem on see, et vahest isegi kristlased ei usu tegelikult Jumala sõna ja nad ikkagi kahtlevad selles ja nad ikkagi mõtlevad, no ma ikka ei tea, kas ikka Jumal teeb seda, kas ta teeb seda mulle. Kui me kahtleme, siis me ei saa osa nendest headest asjadest, mis Jumalal on meie jaoks. Nii et me peame tõsiselt haarama Jumala sõnast kinni täielikus usus ja täielikus veendumuses, et see, mis Jumal on meile rääkimas ja rääkinud ja ka rääkimas meie südamesse, ta absoluutselt teeb seda. Amen. Et see annab meile selle kindluse, see annab meile selle just, et kus nüüd tõesti Jumala sõna on meie jaoks see kindel kalju, absoluutselt Amen. Kõigutamatu ja liigutamatu. Ma loen Filiplastele kirjast ja 4. peatükist ja salmist 6 ütleb nii: ärge muretsege ühtigi. Nüüd see ühtigi tähendab, et mitte millegi pärast. Amen. Ja nüüd kohe paljud kristlased võib-olla, no see ei ole võimalik. Aga see on võimalik. Amen. See on võimalik sellepärast, et Jumal ütleb meile seda. Ja Jumal mitte kunagi ei ütle meile midagi teha, mida ta teab, et me ei ole suutelised tegema. Ei, kui ta meile midagi ütleb, siis ainuüksi see, et ta on meile seda öelnud, tõestab seda, et me oleme suutelised seda tegema. Sest Jumal muidu ei ütleks meile seda. Nii et kui Jumal meile ütleb, ärge muretsege mitte millegi pärast, siis see on meile võimalik. Me saame ennast distsiplineerida ja me oleme rääkinud just sellest ka, et see on meie käes, millele me mõtleme ja millele me ei mõtle. Et me peame distsiplineerima oma mõttemaailma just, et me ei mõtle asju, mis panevad meid muretsema, mis panevad meid hirmu alla või kartma, sest et Jumal ütleb, ärge muretsege mitte millegi pärast või ühtegi siis, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega saada, ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Nüüd, see on nüüd see, et kui meil tekivad mingid olukorrad, mingid asjad, mis nii-öelda tahaks nagu panna meid muretsema, nüüd Jumal ütleb, mida sellega teha. Palu, anna need asjad Jumala kätte. Ja kui me oleme palunud ja andnud need Jumala kätte, nüüd me peaksime minema nii-öelda ja hakkama tänama Jumalat. Amen. Tänama Jumalat selle eest, et see vastus on meil käes. Sest et Jumal on ustav ja hea ja ta ütleb, et kui me oleme midagi palunud, mis on tema sõnaga kooskõlas, Amen. siis ta kuuleb meie palved ja ta vastab meile, ta teeb seda, mis me oleme palunud. Nii et siis me peaks paluma, me peaks tänama Jumalat ja ütleb 7. salm ja Jumala rahu. Nüüd, kui me oleme teinud kõik need sammud, millest ta siin enne räägib. Sest jälle, kristlased on vahest see, et me võtame, me nopime vahest Jumala sõnast välja need asjad, mis meile meeldivad ja mida me nii väga tahaksime. Aga me unustame ära, et enne seda salmi on Jumal veel midagi öelnud. Ja me tahame lihtsalt seda head tulemust saada, aga me ei taha teha neid asju, mis viivad meid selle tulemuseni. Sest et see Jumala rahu saab tulla, kui me teeme salmi 6. Kus ta ütles seda, ärge muretsege ühtegi. Ärge muretsege mitte millegi pärast. Nüüd, laske kõik need asjad, palu, viska need Jumala peale, anna Jumalale teada, millega sa oled silmitsi. Kus sul on vaja lahendust, kus sul on vaja tarkust, kus sul on vaja varustust, kus sul on vaja, mida iganes sul on vaja. Anna see Jumala kätte, mine ja palu ja täna nüüd Jumalat. Täna Jumalat vastuse eest ja kui sa oled seda teinud, nüüd ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nüüd toimub midagi. Amen. Kui me oleme teinud salm 6, nüüd hakkab midagi toimuma. Sest et nüüd tuleb Jumala rahu. Ja mulle meeldib see, kuidas ta ütleb, mis on ülem kõigest mõistusest. Sest et Jumala rahu ei ole sellele loomulikule arusaamisele, sellele inimlikule mõistmisele. Ei ole nagu
see ei ole nagu aktsepteeritav, sest et inimesed mõtlevad, et appikene, et sa ei saa aru, mis asjaga ma kokku praegu puutun. Sa ei saa aru, mis olukorras ma olen. Sa ei saa aru, mida see inimene on mulle teinud. Sa ei saa aru, mismoodi ta on minuga käitunud. Sa ei saa aru. Sest et kui ma ütlen, et miks sa muretsed, sa ei saa aru, mis toimub minulus. Sa ei saa aru, kui keeruline on see olukord, kui raske ja kui võimatu on see olukord. Ei, ma saan väga hästi aru, sest et Jumala rahu ei ole sõltuv nendest olukordadest. Amen. Jumala rahu on sõltuv sellest, mida Jumal on mulle öelnud. Ja kui Jumal on mulle öelnud, et ma ei muretseks millegi pärast, et kui Jumal on mulle öelnud, et kui ma olen palunud nende asjade pärast, et ta on kuulnud mind, et ta on mulle vastanud, kui Jumal on mulle öelnud, et ma nüüd tänaksin teda selle vastuse eest ja ma olen teda tänamas, nüüd ma võin astuda selle jumaliku rahu sisse, kus need olukorrad enam absoluutselt ei kõiguta mind, absoluutselt ei mõjuta mind. Vahet ei ole, mis mulle tehti, vahet ei ole, mis mulle öeldi, vahet ei ole, kui suur ja kui võimatu ja kui raske see olukord tundub. Jumal on vägev. Amen. Ja Jumal on võimas. Ja Jumal, kui mina olen andnud need asjad Jumala kätte, siis Jumal suudab lahendada iga olukorra. Jumal suudab liigutada ja muuta asju nii, et mina saan oma vastused ja oma lahendused kätte. Ja ma võin täielikult hingata nii-öelda või olla rahus selle teadmise peal, et mina ei pea nüüd enam midagi proovima ja katsuma teha või üritada seda olukorda lahendada või tahta nii-öelda kuidagi väänata ja muuta nende inimeste arusaamist või et nad hakkaksid õieti rääkima või mõtlema minust või ei, mina ei pea enam mitte midagi tegema. Amen. Kui ma olen andnud palves need asjad Jumala kätte, nüüd ma võin täielikus kindluses ja usus ja rahus toetuda Jumala peale, et tema on ustav, tema on hea, tema on vägev, tema on tegutsemas, tema on lahendamas, tema on toomas need vastused. Sest et jälle tuleb selle juurde tagasi, et kas ma tegelikult ka usun, et Jumal on hea. Kas ma tegelikult ka usun, et Jumal on nii vägev. Kas ma tegelikult ka usun seda, mida ta on öelnud mulle omas sõnas. Amen. Ja kui ma usun, siis ma ei muretse enam. Siis mul ei ole põhjust enam muretseda, sest et ma tean, et ta on ustav ja ta on hea. Ja ta ütleb 8. salm, viimaks vennad, kõik, mis on tõsine, mis on aus, mis on õige, mis on kasin, mis on armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Amen. Nüüd me jõuame sellele ka, et see rahulik meel, kuidas me astume selle rahuliku meele sisse, on see, kui ma mõtlen õigetele asjadele. Amen. Kui ma hoian oma mõtted Jumala sõna peal, sest kui me peaksime nii-öelda tegema inventuuri oma mõtetes vahest. Ja isegi vahest me võib-olla peame sõrmega täitsa järgima nii-öelda seda rida, mis siin ütleb, eks ole, kõik, mis on tõsine ja aus ja õige ja kasin ja mis on armas ja mis on hea kuulda. Et kui me peame kõiki neid asju meeles ja kui me nüüd teeme inventuuri ja me mõtlen, et kas see mõte, mis on minu mõttes, kas see vastab nendele asjadele siin või kas see mõte, mis on minu mõttes, et see ei ole, ta ütleb siin tõsine, see tähendab tegelikult, mis on tõde. Ja kas see on tõde või see ei ole tõde või kas see on hea kuulda, kas see mõte, mis keerleb minu mõtetes, kas see on asi, mida on hea kuulda või ei ole. Nüüd see on see, mille järgi ma peaksin tegema selle valiku, kas ma võin edasi mõelda sellel mõttel või ma pean selle oma mõtetest välja viskama ja asendama selle mõttega, mis käib nende kriteeriumite alla. Ja nüüd, kui ma teen seda inventuuri, nüüd me saame käia selles jumalikus rahus, kus olukorrad, situatsioonid, inimesed meie ümber, meie rahu ei sõltu nendest, vaid meie rahu sõltub ainult sellest, mida Jumal on mulle öelnud. Ja Jumal on ustav, Jumal on hea, Jumal on vägev ja tema plaan on see, et ma elan täielikus rahus, et ma kõnnin tema rahus ja see on mulle kättesaadav, aga ma pean tegema asju nii, nagu Jumal mulle ütleb. Ma pean usaldama teda, ma pean uskuma tema sõna ja nüüd ma astun selle rahu sisse, kus mitte miski ja mitte keegi ei või tulla nii-öelda lõhkuma seda rahu, mis Jumal on mulle andnud. Amen.